Tere, mis toimub, kutid? Tere tulemast uude videosse. Ma juba näen pealkirjast ja pisipildist, et inimesed mõtlevad, Connor on ametlikult hulluks läinud. Ma tunnistan seda, ma olen täiesti hull. Me oleme sellest juba rääkinud. Aga viiruslikult populaarne YouTuber, keda tuntakse tema kulturismitreeningute ja alfa-isase elustiili poolest, olevat väidetavalt välismaal surnud. Allikate sõnul lõhkus ta väidetavalt luksusliku üürikodu Tais, põgenes politsei eest ja uppus väidetavalt järve. Siin on kõik, mida me teame Connor Murphy väidetava surma kohta. See on skandaal, mida esitab Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Maailm ärkas kolmapäeval šokeerivate teadete peale, et välimusmõjutaja Connor Murphy suri Tais vaid 32 aastaselt. Selle raporti üksikasjad on pehmelt öeldes kummalised. Me näeme teateid, et Connor käitus enne oma väidetavat surma veidralt. Väidetavalt lõhkus ta kallist üüripinda, jättis kasutamata süstlad oma sõiduki kõrvalistmele ning põgenes politsei eest jalgsi, enne kui uppus järve. Selle salvestuse tegemise ajal töötame endiselt selle nimel, et kogu teavet kontrollida ja eristada, mis on tõsi ja mis mitte. Aga enne kui me sellesse kõigesse süveneme, alustame selgitusega. Kes on Connor Murphy? Tšau, mis toimub, kutid? Tere tulemast järjekordsele videole, mis kohe üldse pole peresõbralik. Connor Murphy on tuntud piiride nihutamise poolest. Tal on YouTube is üle 2 miljoni tellija, Instagramis peaaegu 400 000 jälgijat ja TikTokis veel 17 000 jälgijat. Tema sisu keskendub peamiselt fitnessile, kuid mõnikord viib ta selle äärmustesse. Näiteks kaasas ta oma jälgijad väidetava 40-päevase paastu teekonnale, kus ta kaalus end iga päev samal ajal ja näitas tulemusi. Kui see kõik läbi sai, salvestas ta end esimest korda söömas ja jagas seda samuti vaatajatega. Olgu, kutid! Wow! On umbes tund möödas sellest, kui ma ametlikult lõpetasin 40-päevase paastu. Ja vaadake, mis mul on. Issand jumal. See lõhnab lihtsalt nii hästi. Ma poleks kunagi arvanud, et arbuus võib nii hästi lõhnata. See on sürreaalne hetk, mees. Ma ei suuda uskuda, et see on lõpuks läbi. See oli päris teekond. 3, 2, 1. Mis asja? Wow. Jeesus, see maitsed nagu... see maitsed nagu arbuus. Aga see on peaaegu nagu sa võtaksid arbuus ja paneksid selle peale hunniku komme, nagu suhkruseid komme, kõikjal arbuusi peale. Ja see on nagu... Tekstuur on uskumatu. Mis asja? Ma mõtlen, ausalt öeldes, ma olen kuulnud inimestest, kes söövad pärast paastu, olen vaadanud videoid ja kui hea see maitseb, see on täpselt nii, nagu ma ootasin, aga ausalt, seda ei saa sõnadega kirjeldada, see on parem. Vau. See on uskumatu. Nii et ta rääkis omamoodi toitumisest ja ka teadveloleku praktikatest. Tšau, mis toimub, kutid? Tere tulemast järjekordsele videole. Juba pealkirja ja pisipildi järgi saan aru, et inimesed mõtlevad, Connor on ametlikult hulluks läinud. Ma arvasin, et ta hakkab taas normaalseks muutuma, aga nüüd on ta ametlikult hulluks läinud. Ta vahib iga päev 30 minutit päikest. Ta jääb ju pimedaks, eks? Ei, tegelikult olen seda juba mõnda aega teinud ja mu nägemine on endiselt korras. Aga ma igatsen seda, ma olen täiesti hull. Me oleme sellest juba rääkinud, aga see, mida ma teen, on tegelikult selline praktika nagu päikesesse vaatamine, mis on olnud olemas väga-väga kaua aega. Mis on päikesesse vaatamine? Noh, see on üsna iseenesest mõistetav, mees. Selle välja mõistmiseks ei pea raketi teadlane olema. Sa lihtsalt vaatad otsa päikesele. Okei, aga Connor, päikesesse vaatamine, kas see ei tee mind pimedaks? Mul on lapsest saati öeldud, et see kahjustab mu silmi. Noh, võib-olla teebki. Võib-olla, kui sa vaatad päikest keset päeva, kui UV-kiirgus on kõrge, aga kui sa vaatad päikest esimese tunni jooksul pärast päikesetõusu või viimase tunni jooksul enne päikese loojangut, on UV-kiirgus nii tühine, et see ei saa su silmadele mingit kahju teha. Lisaks oma nippidele ja trikkidele postitas Connor ka oma niinimetatud tõelisest minast. Kõik see on olnud näitemäng. Ma olen näidelnud.
Ma olen olnud näitleja juba algusest peale. Kui te lähete ajas veel kaugemale, kui te ilmselt arvate, siis näete kogu selle protsessi vältel tegelikult iga kord, kui te olete mind internetis näinud, ei ole ma olnud mina ise. Nüüd, miks ma ei ole olnud mina ise? Noh, ma ütlen teile. Mina ei ole olemas. Mine on illusion. Näitlemine on tegelikkus. Mitte ainult minu jaoks, vaid Kriigi jaoks. Kas see tähendab, et nendes videotes, mida ma olen avaldanud, pole olnud uskumatuid tõdesid? Ei. Üldsegi mitte. Aga ma pole kindlasti käitunud iseendana. Ja see viib meid kogu selle skandaalini. Nüüd on tulnud teateid, et Connor suri sel nädalal Tais puhkusel olles. Väidetavalt juhtus see umbes 16 miili lõuna pool Bangkokist. Ja muide, kõike seda kajastavad mitmed saidid, sealhulgas Thai Wrath Online, mis on üks mainekamaid uudisteagentuure Tais. Ma loen nende raportis sõna-sõnalt ette, et saaksite täpse ülevaate nende kajastusest. Ja ma tahan ka märkida, et see on tõlgitud versioon inglise keelde. Nende veebisaidil olev lahtiütlus ütleb, see ingliskeelne sisu on automaatselt tõlgitud tai keele versioonist tehisintellekti abil. Thai rahv ei garanteeri selle tõlke täpsust, täielikkust ega usaldusväärsust. Palun vaadake tai keelsele versioonile. Nüüd asume asja juurde. Artikkel algab peapildiga, kus on näha 3 päästjat järve moodi veekogul, kus väidetavalt uppus Connor. Vähemalt ühel inimesel on seljas kiirabitöötaja vormi moodi riietus ja ta hoiab köiest kinni. Vasakul ääres olev mees hoiab midagi, mis näeb välja nagu sukeldumisvarustus. Ja nende 3 mehe taga fotol on näha veel 2 inimest piirkonnas, kus maa kohtub veega. Selle foto all algab artikkel. Seal on kirjas, tsiteerin. Ameerika mees hakkas vägivaldselt märatsema, värvides luksusliku üürimaja, mille väärtus on 22 miljonit bahti kogu sisemuse üle, põhjustades ulatuslikke kahjustusi, enne kui jooksis küla järve, kus ta uppus. Tema tüdruksõber ütles, et ei tea põhjust, samal ajal kui majaomanik oli šokeeritud ega osanud sellist olukorda ette kujutada. Kell 15.00. 7. juulil 2026 sai politsei leitnant kolonel Virabong Rupsuai, Pangplee politseijaoskonna uurimisosakonna asetäitja, teate, et välismaalane käitub kummaliselt ja hüppas luksusliku küla järve Pangplee rajoonis, Samut Pranga provintsis. Tema koos erakorralise meditsiiniarstidega Ramatipodi Khao-Kri-Naru Botin Dra haiglast ning Potak Tongi fondi vabatahtlikega kiirustasid sündmuskohale. Sündmuskoht oli luksuslik maja, mis asus suure tiigi kõrval. Sukendujad otsisid kadunud isikut, enne kui leidsid umbes 20 meetri kauguselt kaldast ameeriklase Connor Michael Murphy, 32-aastase surnukeha. Nad tõid surnukeha kaldale uurimiseks. Haavu ega vägivallamärke ei leitud. Politsei saatis surnukeha edasiseks lahkamiseks Ramatipodi Khao-Kri-Naru Botin Dra haiglasse. Nüüd, selles artikli osas näidatakse teist fotot ja tundub, et see on rendipind, kus Connor peatus. Näha on, et elutuba on täielikus segaduses, diivan on plekiline. Saintel ja põrandal on midagi laiali määritud ning kohvilaud on täis taldrikuid, tasse ja isegi ühte harja. Artiklis jätkatakse. Külatöökaja Neiu A ehk varjunimega A salvestatud videomaterjali läbivaatamine näitas, et välismaalane hakkas ootamatult ilma teadaoleva põhjuseta kummaliselt käituma. Ta jooksis ja ujus küla järves, kuni väsis ning vajus tunnistajate silme all vee alla. Kuna vee sügavus oli üle 10 meetri, ei julgenud keegi vette minna, mistõttu kutsuti kohe võimud. Potak Tongi fondi sukeldujad otsisid umbes 30 minutit enne, kui leidsid ja tõid surnukeha kaldale. Küla turvatöötajad teatasid, et mees lahkus ja tuli tagasi renditud sõidukiga, mis peatus turvakontrollpunktis. Ta pakkus juhile 1000 bahti, kuid juht keeldus mehe ebatavalise käitumise tõttu. Seejärel lähenes mees mööduvale elaniku autole, koputas aknale, et saada küüti, samal ajal kui turvatöötajad hüüdsid, ärge võtke teda peale. Mees muutus seejärel ärevaks, karjus valjult ja veeretas end teel, tehes žeste justkui palvetaks Jumala poole. Kui politseipatrull saabus, põgenes ta külla ja hüppas järve ujuma.
politsei kutsus lisajõud ja päästemeeskonnad, kuna nad ei suutnud teda kontrolli alla saada. Lõpuks väsis ta ära ja uppus. Artiklis on siis foto, mis näib olevat selle üürimaja köögiosa ja sa näed selgelt kappe, mis on kaetud millegi sarnasega nagu värv ning samad pritsmed on üle kogu kraanikausi ja köögi tagaseina. Artikkel jätkab. 22-aastane lahkunud tüdruksõber, keda nimetatakse Preili Beeks, ütles, et nad olid koos olnud umbes 3 aastat, kuid elasid eraldi erinevate elustiilide tõttu. Nad olid taas kokku saanud vähem kui 3 kuud tagasi. Enne juhtumit oli nende elu normaalne, ilma probleemide või haigusnähtudeta. Ta ei teadnud, miks mees sel päeval äkitselt kummaliselt käituma hakkas, ega olnud kunagi nende koos oldud ajal näinud, et mees narkootikume tarvitaks. Värviga vandaalitsemine toimus eelmisel ööl, kui ta magas. Mees keeldus magamast. Ms. View, varjunimi, maja omanik jagas oma šokki, kui nägi maja, mis oli täielikult värviga rikutud, kaasa arvatud elektriseadmed. Ta ütles, et armastas ja hindas seda maja, kaunist järveäärset kinnisvara, mille väärtus on praegu 22 miljonit bahti. See oli välja üüritud 35 000 bahti kuus ja oli olnud rendil vaid 3 kuud. Ta oli üürniku hoolikalt valinud ega osanud oodata, et leiab maja nii halvas seisukorras. Mööbel ja sisustus olid kõik hävitatud. Bangplee politseijaoskonna uurijad otsisid läbi maja ja surnu auto, leides 2 kasutamata süstalkjuhiistmelt ning tundmatuid valgeid tablette surnu prügikotist. Siin on veel üks foto, mis näib olevat üüripinna seinast. See näeb peaaegu välja, nagu oleks keegi kastnud sõrmed musta värvi sisse ja tõmmanud need üle juba seinal rippuva maali. Saate näha sõrmejälgi ja käejälgi kogu seina ulatuses ning isegi lael. Nüüd lõpeb artikkel sõnadega: algselt viisid Bangplee politseijaoskonna uurijad, Ramati Ramathibodi, Hatri Naburodin Rah instituudi kohtuarstid ja päästetöötajad läbi lahkamise, leides verevalumeid, mis tõenäoliselt olid põhjustatud teel veeremisest. Päästemeeskond saadab surnukeha täiendavale uurimisele, et selgitada välja täpne surmapõhjus, sealhulgas tehakse ka narkotest. Tõendeid kogutakse ning Tais asuvat Ameerika saatkonda on teavitatud, et nad annaksid juhtunu kohta teavet. Vau, selles juhtumis on nii palju küsimusi. Nimelt, mis maa peal juhtus? Kutsume siia ühe minu kõigi aegadel lemmikkülalise, kes aitab meil kõike lahti seletada. See on kohtuekspertiisi surmajuhtumite uurija Joseph Scott Morgan. Mul on nii hea meel siin näha. Aitäh, et tulid saatesse Skandaal ja jagasid täna meiega oma aega. Aitäh, et mind kutsusid, Sierra. Nagu alati on rõõm siin olla. Jah, sa oled parim. Sa oled üks lemmikutest. Ja ma tahan ka inimestele teada anda, et me saime sellest uudisest teada sõna otseses mõttes alles täna hommikul. Me helistasime sulle kolhe ja sa olid nagu, okei, jah, jätan kõik sinna paika ja tulen. Ja sa tegidki nii. Ja ma arvan, et see on veel üks asi, mida ma tahan rõhutada. Kõik, millest me praegu räägime, on meedias teatatud. Meil ei ole lahangu tulemusi meie ees. Meil ei ole midagi sellist. Nii et kõik, mida me teame, on faktid, mida on vahendanud uudisteagentuurid Tais. Aga selle põhjal, mida sina oled näinud, mida sa arvad, et siin juhtus? No lihtsalt, kui sa vaatad tead seda artiklit, mille sa mulle saatsid, seal on sisepildid sellest elukohast, kus ta oli. Ja ma arvan, et see on osa sellest ning see on tõend, et see inimene oli mingisuguses vaimse tervise kriisis. Sest käitumine, mis oleks seotud tekitatud kahjustustega, ei ole midagi, mille kohta sa ütleksid, et vau, jah, see on normaalne käitumine. Selle inimesega on midagi lahti ja see on nii ülimalt veider. Kõik alates sellest, et ta tegi käejälgi seinale. Ma ei ole kindel, mis materjali ta kasutas, kas see oli värv või mingi tint või midagi sellist. Mul on küsimusi selle mööbli diivani peal oleva aine kohta. Köögialal on toimunud mingisugune lõhkumine. Asjad on ümber pööratud. Tead, kui ma astuksin siia uurijana, siis on see vana ütlus, mida me alati ütleme, ei ole märke jõuga sisenemisest ega võitlusest. See näeb välja nagu võitlus, aga ma ei tea, kellega ta võitles. Võib-olla käis see võitlus tema peas, kes teab. Aga see on kindlasti kummaline. Ja artikli järgi ütles tema tüdruksõber, ma arvan, et nii see oli, et ei olnud märke vaimse tervise probleemidest. Ta tundus olevat heas seisus. Tüdruk läks magama. Ta ütleb, et ärkas üles ja kogu maja oli kuidagi segamini. Ja me oleme siin fotosid näidanud, me oleme neist rääkinud. Tundub, et ta pani vähemalt midagi oma kätele ja peaaegu nagu maalis seinu oma kätega. Aga nagu sa välja tõid diivanil, ma ei tea, kas see näeb välja nagu värv. Mis arvad diivani ja elutoa kohta? Ma pean ütlema, ja ma olen siin väga otsekohene, mõned plekid, mida ma praegu näen, näevad välja nagu väljaheited.
Ja see on nii jälk, tead küll, kui seda näed. Ja teate inimesed, ma ei pea seda võikates detailides kirjeldama, aga te võite ise vaadata ja näha seda. See pole ilmselt sama materjal, millega ta töötas, ega see, mida ta kasutas, kui ta tegi oma käejälgi seinale. See on midagi täiesti erinevat. Ja jällegi see viitab millelegi, mis sellel mehel peas toimub, võib-olla. Ma ei tea, kust see alguse sai, tead. Ja siin on veel üks asi, mis on üsna huvitav tüdruksõbra puhul, kes seal kodus oli. Ta ei kuulnud midagi. Ta ärkab selle peale üles, sest ma pean ütlema, et ta teeb müra. Olgu, ta teeb müra. Ma ei tea, kui suur see hoone on, aga fakt, et ta sellest teadlik ei olnud. Ja ta ütleb, et enne seda polnud mingeid vaimse tervise probleeme märke. Tead, otse meie ees, ma arvan, et meil on mingi füüsiline tõend, et midagi toimus. Selle mehega oli midagi valesti. Ja siin on paar teed, mida me võiksime valida, eks. Näiteks, kas me räägime sellest, et tal võis olla mingi vaimne murdumine? Ma ei tea tema ajalugu. Ilmselgelt ei ole mul tema haiguslugusid, kui ta räägib psühholoogiga või kui ta võttis mingeid retseptiravimeid, kõike seda. See kõlabki natuke nii. Aga samal ajal ma siiski mõtlen, lihtsalt oma töö ja kõigi nende juhtumite põhjal, mida ma olen teinud, kas võis olla mingisugust meelelahutuslikku uimasti tarvitamist? Tema tüdruksõber ütleb, et selle kohta polnud mingeid märke. Aga raportite kohaselt on nähtud süstlaid. Jällegi, raportites öeldakse, et tegemist oli kasutamata süstaldega ja et ta leiti koos paari valge tabletiga, mis olid nagu vöökotis või midagi sellist. Mis on sinu esmased mõtted selle kohta? Kas see võiks olla mõlemad? Nii vaimse tervise kriis kui ka narkootikumide tarvitamine? Jah, tead, see on täiesti võimalik ja mõnikord käivad need asjad käsi käes, eks. Kui sul on keegi, kes üritab end ise ravida või võib-olla nad elavad just kui teises reaalsuses, arvestades oma elustiili, me ei tea, milline ligipääs tal võis olla välisriigis keelatud ainetele. Kui sa lähed paljudesse Kagu-Aasia riikidesse ja üritad seal hankida mingisuguseid keelatud aineid, siis satud seal suurtesse probleemidesse. See ei ole nagu Ameerika Ühendriikides, kus sa võid saada vaid kerge karistuse või lühiajalise vangistuse. Nad panevad su pikaks ajaks vangi. Seega oleks mul väga huvi teada, mis need tabletid olid. Ja siin on veel üks asi, mis juhtuma hakkab. Ma luban sulle, küll sa näed, see areneb edasi. Need võimud seal teevad põhjaliku uurimise nende ainete kohta, mis olid selles vahendis, mis tal oli. Ja nad tahavad selle jänile jõuda, kust ta need sai, kas need väljastati seaduslikult või sai ta need, tead, mingist ebaseaduslikust salajasest allikast. Nad hakkavad seda jälitama, sest nad ei lepi sellega, nad ei tolereeri seda. Nii et saab huvitav näha, kuidas see areneb. Tead, see tuletab mulle meelde, täiesti teistsugustes oludes, aga me kajastasime põhjalikult Liam Payne'i juhtumit. Ja ilmselgelt tead seda juhtumit, kus ta kukkus rõdult alla, aga lõpuks esitati süüdistused ja hiljem need tühistati nende inimeste suhtes, kes olid talle andnud need narkootikumid, mida ta tarvitas. Nii et ma eeldaksin midagi sarnast, kui nad leiavad tema organismist mingisuguseid narkootikume. Ja ma arvan, et see viibki järgmise küsimuseni, sest sina oled selles kõiges ekspert. Milliseid narkootikume sa oletaksid, et ta võis tarvitada, et ta niimoodi käitus? Ja selle all ma mõtlen, et ta veeretas end maas, näiteks asfaldil, ja tal olid kehal sinikad. Mõned inimesed teatasid, et ta tegi peaaegu nagu palvetavaid liigutusi, just mida palvetaks issanda poole. Ta jooksis politsei eest järve. Ma mõtlen, mis võiks panna kedagi niimoodi käituma? No oletame, võtame siin paar erinevat kategooriat. Oletame, et ta on mingisuguse hallutsinogeeni mõju all. Olgu. No see võib samuti panna inimesi niimoodi veidrad käituma. Mind huvitaks väga teada selle käitumise olemust. Kas see oli lausa meeletu? Kas see oli kontrolli alt väljas? Kas ta lihtsalt jooksis ringi nagu hull? Sest mõnikord võib näha inimesi, kes on hallutsinogenide mõju all ja käituvad veidralt. Aga nad on pigem passiivsed, kui sa neid näed. Ja see viib meid teise kategooriani, kus kui ta on mingi stimulandi mõju all, olgu see siis midagi, mis oleks võinud olla välja kirjutatud, või kui see on midagi sellist nagu, tead, mingi amfetamiini perekonda kuuluv aine, kui see on näiteks kokaiin, ja me ei tea ka, millega see võis olla segatud. Nii et see oleks see suund, kuhu mina läheksin, ma ei mõtleks siin opiaatide peale. Olgu, siin on midagi, mis mõjutab käitumist ja see tuleb selgelt välja.
ja jälle meil on see sündmus, kus ta käib ringi ja määrib seinu, mööblit ja kõike muud sellist. Ja siis jookseb ta väljas liikluses ringi. Tal on üle keha mitmeid vigastusi, mis näevad välja nagu löögist saadud vigastused. Ma ei tea, kas see on tingimata seotud teise inimesega, kellega ta võis kokku puutuda, aga kindlasti on need nagu verevalumid ja sellised asjad. Ja siis on veel see kummaline olukord, kus ma arvan, oli politsei, parandage mind, kui ma eksin, juba kohale jõudnud. Ma ei tea, kas see oli enne või pärast. Ta nagu kõndis veidi tantsiskledes sinna tiiki. Ja seal ta siis ongi tiigis. Ta käitub juba kuidagi veidralt. Ja nüüd on ta juba 30 minutit tiigis olnud. Ta upub. Nad peavad ta sel hetkel veest välja tooma. Ma ei tea. Tead, me rääkisime enne, kui siia lindistama tulime. Ja üks asi, millele see mind mõtlema paneb, on seisund nimega erutusdeliiriumi sündroom. Ja see on sageli seotud politsei poolt arreteerimisega. Teate, inimesed hakkavad paanikasse sattuma ja enamik inimesi teebki nii. Enamikul inimestel ei püsi vererõhk ja pulss samal tasemel, kui neile käeraudu pannakse. See on ju ainult randmel. Olgu. Enamik inimesi muutub, üliärksaks. Nad muutuvad ärevaks, sellised asjad. Ja mõnikord võib erutusdeliiriumi sündroomi korral olla inimesi, kellel on pindmine, hingamine. See võib põhjustada inimestel südameseiskus. Sellepärast ei kasutata enam käte ja jalgade kokkusidumist ja ei panda inimesi pikaks ajaks tagaistmele. Ja võib-olla see ongi temaga juhtunud. Ja seda võib veelgi süvendada iga aine, mida tal võib organismis olla. Ma mõtlen, sa tõid selle ise välja, rääkides sellest, kui erinevad asjad on välismaal võrreldes siinsete oludega. See on minu jaoks üks suurimaid hirme, saada välismaal arreteeritud, sest siin Ameerikas on mul oma õigused. Mis toimub? Ma ei tea, mis Tais toimub. Mis saab edasi? Ma oleksin hirmul, isegi kui ma poleks midagi tarvitanud. Rääkimata sellest, kui ta oleks midagi tarvitanud, siis see võiks kõike veelgi hullemaks teha. Ja ma tean, et me rääkisime sellest, kuidas ta suri. Ilmselgelt läks ta sinna järve, vette ja siis, nagu sa tead, leiti ta hiljem. Lahkamine pole veel tehtud. Aga kas sa arvad, et nad uurivad ka midagi sellist? Ma tean, et sa mainisid südame seiskumist. Kas see võiks kedagi mõjutada? Ta oli heas vormis mees. Ta oleks pidanud suutma 30 minutit ujuda. Ma mõtlen, kes teab, mis tal organismis oli? Aga me räägime sellest kõigest. Jah, see sõltub suuresti sellest, millised keemilised ained tal organismis olid. Jaa. Kui tal on organismis narkootikume ja alkoholi ning ta on paanikaseisundis, siis pole üllatav, et ta ei suutnud vastu pidada kauem kui 30 minutit. Mind üllatab, et ta üldse nii kaua vastu pidas. Ta vajub vee ala. Ja ma arvan, et teine osa sellest huvitab inimesi väga. Ja ma olen varem kajastanud juhtumeid Taist. Ma loodan, et lahkamisel tehakse täielik toksikoloogiline uuring. Ma mõtlen algusest lõpuni. Nii et mitte ainult lahkamisel ei pea nad tegema neid asju, mida me lahkamisel teeme, et kinnitada, et ta tõesti uppus. Näiteks vee leidmine kopsudes, see on üks asi, mida me vaatame. Me vaatame sisekõrva, kõiki neid asju. Aga lisaks sellele tehakse toksikoloogiline uuring. Ja Ameerikas teeme me seda, mida nimetatakse standardpaneeriks. Ja nende puhul otsime selliseid aineid nagu salitsülaadid, mis on näiteks aspiriin. Otsitakse aspiriini, aga samuti ka levinumaid kuritarvitatavaid aineid. Tead, võib-olla THC, kannabinoidid ilmselgelt. Vaadatakse kokaiini metaboliti, amfetamiini, metamfetamiini ja barbituraate. Mis veel opiaadid, igasugused opiaadid. Ja see ongi nagu standardpaneel. Ja kui see on midagi eksootilist, kui seal võib olla midagi muud, kas selle toksikoloogia spekter, kas see uuring katab kõik ära? Võib-olla see on teine asi, mida ma arvan, et kui ma oleksin tema perekond, siis ma tahaksin kindlasti võtta ühendust saatkonnaga. Ja meil on tõenäoliselt seal ka FBI esindajad. Ning tuleb veenduda, et ma rääkisin sellest ka selle noormehega, ma ei tea, kas sa mäletad seda noormest Alabama ülikoolist, kes uppus.
Barcelonas, see oli vist kevadel. Ma soovitasin neile alati veenduda, et nad säilitavad proovi, et see proov saaks tegelikult FBI valdusesse võtta ja Ameerika Ühendriikidesse tagasi tuua. Ja Sallen saaks teha analüüse, olgu, see on väga oluline. Ja tead, inimesed, pered ei mõtle sellele hetkel, sest nad on nii šokis ja leinas, aga seda soovitatakse tungivalt teha. Jah, sul on õigus. Ma mõtlen kindlasti pere ja sõbrad. See mees oli 32-aastane. Tal oleks pidanud olema pikk elu ees. Nii et ma olen kindel, et praegu on nad lihtsalt šokis ja ei suuda seda uskuda. Aga sul on õigus. See teeb asja keerulisemaks, et see juhtus välismaal. Loodetavasti nad tegutsevad. Ja ma usun, et ma nägin mõnes raportis, et USA saatkond on sellega seotud. Nii et ma loodan seda. Aga mida sa arvad ajakava osas, kui ta just suri? Kui kaua võib võtta lahangu või toksikoloogiliste tulemuste saamine või midagi sellist? Rohkem vastuseid. Jah. See võtab aega. Pole vahet, kas oled Tais või tead, Wyomingis. Pole vahet, võta number ja oota järjekorras. Ja ma tean, et see kõlab karmilt, aga selle juhtumi ees on veel teisi juhtumeid. Ja meedia üle kogu maailma on selle juhtumi üles võtnud. Aga lihtsalt sellepärast, et meedia on selle juhtumi üles võtnud, ei tähenda see, et järjekorra positsioon, see, mis järjekorras seda tehakse, muutuks. Ja eriti Tais järgitakse nende tavalisi protseduure. Nad annavad selle üle oma laborile ja oma osariigile, ma arvan. Ma ei mäleta täpselt, see on Tai politsei. See on, ma kunagi teadsin selle nime, aga neil on oma kohtuekspertiisi labor ja nad tegelevad selle juhtumiga algusest lõpuni. Neil on ka, ma arvan, et neil on politsei. Ma arvan, et nad nimetavad seda politseiarstiks. Tegelikult on see kohtupatoloog, kes teeb lahkamise. Nad ei tööta nii nagu meie, vaid töötavad politsei heaks. Ja seega teeb selle läbivaatuse nemad. Ja siis peame ootama toksikoloogia tulemusi. Nemad teevad selle põhjalikult, et olla kindlad, sest nad on teadlikud. Nad ei ole rumalad inimesed. Nad on teadlikud, et nad on tähelepanu all, kui nii võib öelda. Ja et inimesed jälgivad, mida nad teevad. Ma ei usu, et see tähendab kiiret teenindust. Okei. Ma arvan, et see võtab aega, aga nad annavad endast parima. Jah, ma mõtlen, me kuulsime sellest uudisest alles täna, nii et kõik tahavad vastuseid. Mis toimub? Me ütleme ikka veel väidetavalt, oletatavalt, sest me ei tea veel kindlalt. Aga nagu sa ütlesid, nad peavad kõik detailid üle kontrollima ja veenduma, et nad järgivad kõiki protseduure. Ma loodan, et sõbrad, perekond ja tema fännid saavad vastuseid. Üldiselt on see lihtsalt tragöödia. Ta oli vaid 32 aastat vana. Sellest juhtumist on tõesti raske rääkida, aga Joseph Scott Morgan, nagu alati, on suurepärane, et sa meiega olid. Aitäh, et täna Skandaali saatesse tulid. Alati, kui mul on halb päev. Aitäh. Ja siinkohal lõpetamegi tänase Skandaali episoodi. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha, siis ühine minuga sotsiaalmeedias. Mind leiab näiteks Instagramist nimega Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast Skandaali episoodi. Nagu alati, olen sinu saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.